Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Ainult meie kaitseme teid valede eest. Sel nädalal Ansip pürib liialdamise maailmameistriks. Valitsus paneb välisinvestoritele ära. Eesti kaitseväe käkikeerajad tegutsevad edukalt. Ja hea küsimus, mis mõte on Eesti majandusel? Hakkame pihta. Kohtumisel Ameerika Ühendriikide asepresidendi Joseph Bideniga väitis Andrus Ansip, et Eesti julgeolek ei ole kunagi olnud nii hästi tagatud kui praegu ning Ühendriikide rolli selles on võimatu üle hinnata. Temperatuur siin praegu on 37 kraadi ja ma võin öelda, et ka asepresidendi sõnad soojendasid eestlaste südant niivõrd, et me võime öelda, et see on võrreldav selle välise temperatuuriga. Eesti käkikeerajate liit ei usu, et Ansipil on võimatu midagi üle hinnata. Vastupidi, ta on saamas selle ala vaieldamatuks maailmameistriks. Rootsi kaitseuuringute agentuuri analüüs tuvastas alles hiljuti, et Eestil on enda kaitseks ainult üks jalaväebrigaad ja seegi võitlusvõimetu. Ning leidis, et ka NATO liitlastel pole võimalik meid kaitsta. Selle alusel võib lugeda Ansipi toredat deklaratsiooni Bidenile sama meisterlikuks, kui ta lubas, et Eesti jõuab kohe-kohe Euroopa Liidu 5 rikkama riigi hulka. Ansipi jutu peale kostis Biden, et Eesti edu innustab Ühendriike jätkama demokraatlike reformidele suuna võtnud maade toetamist. Kuna USA on viimasel ajal selliseid toetusi tublisti kärpinud, siis võib arvata, et ka jänkid on kursis rootslaste analüüsiga Eesti riigi kaitsetusest. Mõjukas Forbesi majandusajakiri avaldas eelmisel nädalal pikema artikli pealkirjaga Moraalne oht Eesti riigi stiilis. Pikk artikkel oli pühendatud investoritele hoiatuseks, et nad enam Eestisse ei investeeriks. Artikkel selgitab, kuidas Eesti valitsus kasutab oma võimu, et ajada pankrotti Briti investoreid, kes investeerisid Tallinna Vee aktsiaseltsi 132 miljonit eurot ja ehitasid 326 kilomeetrit veetrasse, et anda puhast vett 7000 perele Tallinna ümbruses. Valitsus ei luba aga 3,5% veehinna tõusu, mis lubaks investeeringute eest tasuda. Artikkel selgitab ka, kuidas Eesti valitsus tõmbas naha üle kõrvade välisinvestoritel Eesti raudtee müügi ja tagasiostmise skeemis. Well, as we said today, we've started work on court proceedings and we will look at local court. And of course, as you know, we've already made a complaint to the European Union Commission and we're hoping that will progress in a positive manner on behalf of the company and its shareholders. The competition authority. Tallinna Vee investorid on esitanud kaebuse Euroopa komiteele. Eesti käkikeerajate liit on mures. Kuigi tore on välisinvestorite nahk kiiresti üle kõrvade tõmmata, ei tohiks võimulolijad pilli lõhki ajada. Teistele Eesti käkikeerajatele peaks jätma ka võimalus välisinvestoreid lüpsta, et meie kõik saaksime nende arvel pika peale jõukaks. Selleks on igal ajateenijal ilmselt juba lahti löödud ja läbi loetud ka Eesti kaitsekava, kus kohas see, mis suunas me liigume ning milliseid relvi me tegelikult vajame. Hiljuti läbi viidud Kaitseministeeriumi siseaudit avastas Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes sütemaatilisi riigihangete seaduse rikkumisi ja laiaulatuslikku korruptsiooni. Rohkem kui 2/3 Kaitseväe hangetest olid tehtud ebaseaduslikult ja altkäemaksude nõudmine näib olevat üsna tavaline. Vaevalt, et audit kõiki osavaid tehinguid suutis avastada. Võib ju järeldada, et meie Kaitseväe käkikeerijad rikkusid külmavereliselt kõikide hanketega, nagu see kangetele sõjameestele kohale on. Kahjuks ei osanud nad seda teha küllalt osavalt.
Kaitseväe ülemal kindral Laaneotsal ja ta peastaabi ülemal kindral Terrassel on ilmselt veel Toompeal tegutsevatelt käkikeerajatelt palju õppida. Esmajärjekorras peavad nad oma kontrolli alla võtma auditi tegijad, et selliseid piinlikke paljastusi enam ei korduks. Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe hangetes liiguvad üüratud summad. Eelmisel aastal oli eelarves umbes 40 miljonit eurot. Sellest peaks jätkuma nii hästi meie pehmele ja karvasele kaitseministrile, Iisraeli relvatehingu kangelasele Mart Laarile, kui ka meie andekatele Kaitseväe käkikeerajatele. Õnnitleme kindraleid hiljutiste hästi ära teenitud ülenduste puhul ja soovime neile edu uute riigihankete sooritamisel. Ettevõtja Jaan Õmblus kaebab Delfi majandusrubriigis, et Eesti majandusel puudub igasugune mõte ja põhjus eksisteerida. Ta väidab, et meie majanduses pole sellist kandvat ideed, mis tagaks Eestis sisulise majandustegevuse arengu ja jätku. Ta arvab ka, et meil ei teki suure tõenäosusega enam midagi taolist, mis meile reaalselt rikkust looks, meie elutaseme Euroopa riikide tasemele viiks ning Eesti tugeva eksportmaana maailma majanduse kaardile paneks. See võib kõik õige olla, aga see pole ju tähtis. Tähtis on hoopis see, et oleme suutnud kehtestada võimul püsimiseks geniaalse parteide nimekirjas häälte ülekandmisel põhineva modifitseeritud jagajate jadadega Tehonti ja e-hääletamise valimissüsteemi. Tähtis on see, et oleme teinud toredaid seadusi, mis tagavad meile kopsakad palgad ja hüvitisid. Tähtis on see, et tänutäheks seadustele, mis aitavad rikastada ärihaisid, pudeneb ka meie lauasahtlitesse meeldivad rahapakke. Tähtis on see, et saame pakkuda ilmamahukaid riigihankeid ettevõtjatele, kes saavad aru, et käsi peseb kätt. Vastus küsimusele on selge. Kõik see, mis on tähtis, ongi Eesti majanduse mõte.